Mind üllatas, kui pikk sa olid. Ta on väga pikk. Kui sa näed kedagi ainult televiisoris, siis näed ainult pead. Minu puhul hiiglaslikku pead. See peidab ära, kui pikk ma tegelikult olen. Täpselt nii. See on magavabariklaste saade, eks? Nii mu meediateam mulle ütles. Okei, suurepärane. Noh, siis saame selle teada. Alissa, ma arvan, et sul on esimene küsimus. Jah, härra asepresident. Aitäh, et olete meiega. Te võtsite ameti vastu selge hooga. Kuid kui ma rääkisin sõprade ja perega, kes toetasid teid ja presidenti ning toetavad siiani, kerkib alati üks küsimus. Majandus. Inflatsioon on kõrge, palgad on madalad, bensiin hakkab odavnema ja on uudis sellest kokkuleppest Iraaniga, milleni me jõuame, loomulikult. Mida saate öelda valijatele, kes usaldasid teid kulude vähendamisel juba esimesest päevast ja kes oleksid rahul novembrini? Ma arvan, et lõpuks sõltub see valijatest, eks. Ma arvan, et neil on täielik õigus oodata oma valitud esindajatelt nii palju kui võimalik. Me teame, et meid valiti mitmete mandaadiga. Üks neist oli piiri sulgemine ja ma arvan, et me tegime seda hästi, isegi üle ootuste selles valdkonnas. Teine oli hindade langetamine ja siin on veel palju tööd teha, suuresti selle tõttu, mis viimastel kuudel Lähis-Idas juhtus. Aga nagu te ütlesite, nafta, mis jõudis $120 barreli eest, on nüüd 80-ndates. See kajastub madalamates kütuse, toidu ja energiahindades. Mind kasvatas üles vanaisa, kes oli ametiühingusse kuulunud terase tööline. Hiljem need töökohad kadusid ja need tehased suleti. Mis mind kõige rohkem innustab on see, et te näete, kuidas meie riiki tuleb palju investeerimiskapitali. Tehaseid ehitatakse ja ehitussektori töökohad on tõusuteel. Töökohad tootmisest tulevad tagasi, kuid veel on palju teha. Ma arvan, et me liigume edasi, aga lõpuks viime oma seisukoha valijateni novembris. Ja nemad otsustavad, kas oleme head tööd teinud või mitte. Ja nii nad hääletavadki. Olgu, president Trump nimetas taskukohasust farsiks. Seda ütles tema, mitte mina. Ta kulutab palju raha oma pallisaali ja ka veesilma peale. Ja ära unusta Trumpi kaart, nagu ma seda kutsun, ja veel puuris võitlus Valges Majas. Kõik see, miks ta seda teeb, kui kõik teavad, et ameeriklastel on raskusi, miks kulutada kogu see raha? Selles farsis pean ma presidenti kaitsma. Ta ütles, et väide, nagu oleksid vabariiklased elukalliduse probleemi põhjustajad, on farss. Ma arvan, et see on tõsi. Kui sa vaatad tagasi Bideni valitsuse ajale, siis inflatsioon jõudis Bideni ajal 9%-ni. Praegu on see 3,5%. Muide, see on ikka liiga kõrge. Me teeme kõik endast oleneva, et viia see tagasi 2,5% peale, kuhu enamik inimesi seda tahaks. Aga me pärisime elukalliduse probleemi. Me teeme palju, et seda parandada. See võtab aega. Veel on palju teha. Aga president teab, et paljud ameeriklased on raskustes. Tegelikult ta kandideeris selle teemaga, rääkis sellest ja me oleme juba mõndagi teinud ning selles osas head edusammud saavutanud. Kas te ütlesite just, et armastate inflatsiooni? Mida ta ütles, Anna? Ta ütles, et talle meeldib see, et inflatsioon väheneb, kui see sõda lõpeb. See oligi kõik. See on see, mida ta ütles. Kas see polnud otsene tõlge või oled sa tema asepresident? Lähme. Vaata nüüd. Vaata, mida president ütles. Inimesed küsisid inflatsiooni kohta. Nad küsisid elukalliduse kohta, mis nagu öeldud on väga reaalne. Ja ta ütles, mulle meeldib inflatsioon, sest see langeb, kui sõda lõpeb. Ja nagu öeldud, me juba näeme bensiinide hindu. Täna on 4,06 reaali galloni eest. Ikka veel liiga kõrge, aga see on palju madalam kui vaid mõni nädal tagasi. Nii et taaskord, on palju asju, mida peame tegema, aga ma arvan, et me teeme nii palju, kui suudame. Jätkame selle nimel tööd ja nagu öeldud, Ameerika rahvas annab oma hinnangu. Ma arvan, et meil on väga veenev argument, mille põhjal kampaaniat teha. Eks oleme toonud palju uusi investeeringuid, ehitame tehaseid, mis toovad Ameerika rahvale pikas perspektiivis olulisi dividende. Joyce, kui sa vaatad töötleva tööstuse töökohti, siis need kasvavad väga kiiresti. Ehitustööde kohad on veidi paremas seisus. Nii et asi on selles, et ehituses on töökohad, tehaseid püstitades ja pärast seda lähevad töötleva tööstuse töötajad taas tööle. See tõstab ka palku. Olen väga uhke selle üle, et kui sa vaatad, kui palju palgad praegu tõusevad võrreldes 2020 ja 2022 aastaga, siis need tõusevad palju kiiremini. See on hea, teil on taas tekkinud taskukohasuse probleem. Bensiin on liiga kallis. Mõned asjad on tõesti liiga kallid, tead. Üürid on olnud stabiilsed või langenud juba 12 kuud, nii et on asju, mis näitavad taastumise märke ja asju, mis näitavad edusamme. Minu arvates, ja ma tean, et ei nõustu, pärisime segaduse ja me parandame seda, aga mõnikord võtab parandamine aega sänni. Hästi, asepresident. Uue New York Timesi raporti kohaselt olite teie peamine hääl kulisside taga, et avalikustada Epsteini failid ja me aplodeerime teile selle eest. Ja te teavitasite kõrgeid ametnikke, sealhulgas Justiitsministeeriumist, strateegia koosolekutel olukorra ruumis.
me mõistame, et nendest koosolekutest on salvestised ja et see oli baasile suur probleem. Aruanne ütleb, et te isegi soovitasite, et Tucker Carlson intervjueeriks Ghislaine Mansonit ja Maxwelli, et presidendi nime puhastada, kuid teie enda grupi inimesed lükkasid selle tagasi. Miks? Noh, ma ütlesin kõigepealt, et ärge uskuge kõike, mida te loete ükskõik millises ajalehes, olgu see parem või vasakpoolne, sest te teate, on seal tõeseid valesid ja kontekstist välja rebitud asju. Noh, see ongi see, mida ma ütlen. Nii et kõigepealt ma olen natuke vandenõuteoreetik Epsteini juhtumi osas. Ja see artikkel ütleb, et on tõsi, et mõned inimesed nimetasid mind nii kabineti ülem Epsteini juhtumi puhul. Mind nimetati vandenõuteoreetikuks. Ma armastan Suusit, aga ma arvan, et tema peab mind kindlasti Epsteini vandenõuteoreetikuks, sest minu arvates on hullumeelne, et see tüüp, kes on ilmselgelt seksuaalkiskja, suhtled nii paljude väga rikaste ja võimsate inimestega. See häiris mind tõesti. Ma ei tea, mis seal toimub. Muidugi, keegi ei tea täpselt, mis juhtus, kui sa just ise kohal ei olnud. Aga see häiris mind väga ja ma tahtsin täielikku läbipaistvust. Sellega ma ei nõustu, et Valge Maja ei olnud selle täieliku läbipaistvuse poolt. Me peame meeles pidama, et ma olin ruumis, kui mõned neist otsustest tehti. Epsteini arhiivide läbipaistvuse seadus, mille president allkirjastas, mis viis nende arhiivideni, mida me praegu näeme, need e-kirjad. Muide, vabandust, ma pean oma ülemust kaitsma. Ma tean, et ei hinda seda alati, aga teate, üks asi, mida te näete Epsteini e-kirjadest, on see, et Jeffrey Epstein vihkas Donald Trumpi ja et Donald Trump andis Jeffrey Epsteini sõna otseses mõttes politseile üles. Nad olid parimad sõbrad umbes 10 aastat. Ja tuletage meelde, ta allkirjastas selle läbipaistvuse seaduse sunniviisiliselt. Kui mõned vabariiklastest kongressinaised, nagu Lauren Boebert ja Marjorie Taylor Greene, ei allunud tema survele mitte allkirjastada, viis ta Lauren Boeberti olukorraruumi, et teda survestada alla andma ja mitte selle seaduseelnõu poolt hääletama. Ma vastan sellele, see on tõsi, ma vastan sellele. Esiteks, jah, Donald Trump ja ta ise on öelnud, tundis Jeffrey Epsteini 1980-ndatel. Ta viskas Epsteiniga oma klubist välja, kui sai teada, et ta on jälk ja andis ta politseile ülesse. See on midagi, mida meedia selle loo kajastamisel sageli tähelepanuta jätab. Nad mainivad, et nad tundsid 1980-ndatel, nagu president ise tunnistab. Nad jätavad tähelepanuta, et ta andis ta politseile üles ja et see viis lõpuks Jeffrey Epsteini languseni. Selle kohta, Aana, sina tunned vabariiklikku parteid hästi. See oli üks asjadest, mis viis võimude uurimiseni. Aga selle punkti kohta, mida sa välja tõid. Väidetavalt oli see kinnisvaraäri pärast, mis ei muutunudki tüliks. Aga e-kiri ütleb, e-kiri kinnitab. Tegelikult nad tundsid teineteist. Olgem ausad ja läbipaistvad. Nad mitte ainult ei tundnud teineteist, vaid olid väga lähedased sõbrad. Ta andis temast politseile teada, seda ma ütlengi. See on üsna objektiivne, see on tõsi. Teine punkt, mida ma pean oluliseks, kui ma võin ühe väga tähtsa asja välja tuua, on see küsimus. Kas Donald Trump avaldas need failid ainult vabariiklaste survel? Ja, Anna, sa tunned tõenäoliselt vabariikliku parteid paremini kui mina. Mõte sellest, et Donald Trump käib ringi kartes vabariiklastest kongressmene, selle asemel, et asi oleks vastupidi, on üsna hullumeelne. Kas see oli kaheparteiline? Oli nii vabariiklasi kui ka demokraate. Aga kuna vabariiklased kontrollivad esindajatekoda ja senatit, eriti senatit, siis on vaja nende heakskiitu. Mida president tegi oli, vaata, ma ütlen veel kord, ma olin nendel koosolekutel. Ta oli pettunud ja demokraadid pöörasid selle tema peale. Ning ta oli nagu, vaata, ma viskasin selle mehe oma klubist välja. Mina olin see mees, kes ta politseisse andis. Või üks neist, kes ta politseisse andis. President oli sellepärast kindlasti pettunud. Aga lõpuks ütles ta, tead mis, teeme selle asja avalikuks. Teeme selle kõigile nähtavaks. Ja ta helistas tõesti senaatoritele. Ma olin seal, ta helistas ja ütles, teate mis, kinnitage see ellu ära, mina kirjutan selle alla. Ja nii oligi. Lubage mul esitada lühike, täpsustav küsimus. Lubage mul esitada lühike, täpsustav küsimus. Jah, tundub, et te uskusite, et arhiivides on mehi, kes võetakse vastutusele. Ja õigusega, ja Ameerika rahvas toetab teid selles. Miks meie ei toeta teid selles? Nii et me avaldasime, ma arvan, et see on 6 miljonit faili või 6 miljonit lehekülge dokumente. Minu arusaamist mööda on neid 2,5 miljonit sanni, ma kontrollin selle üle, et olla kindel. Aga minu teada on paljud neist koopiad juba avaldatud materjalidest. Me ei hoia midagi kinni. Me ei hoia midagi kinni. Mõned neist asjadest on sellised. Kohtud peavad otsustama, et sa avaldad. See oli üks asjadest, millega me silmitsi seisime. Sa räägid olukorraruumi koosolekutest. Seal oli suur hunnik toimikuid vist New Yorgi lõunaringkonnas või võib-olla mõnes teises jurisdiktsioonis. Me olime umbes nii. Tahame need toimikud avalikustada, aga nende avaldamiseks on vaja kohtuluba. Mõnikord esitasime taotluse ja kohtud ütlesid ei. Nii et nende dokumentide kohta peame täpselt teadma, millistest sa räägid. 3,5 miljonit dokumenti avalikustati ja minu arusaamist mööda 2,5 miljonit ei avalikustatud. Need võivad olla need, mis on kohtuasja all. Oma uues raamatus Kommunioon.
kirjutate te oma arengust? Isiklikust arengust, koos usuga, evangeelsest ateistiks ja seejärel katoliiklaseks pöördumisest. Ja te kirjeldad ka sarnaselt oma muutust suhtumisest Trumpi. Nimetasite ta algul Ameerika Hitleriks, hiljem aga Ameerika parimaks lootuseks. Nüüd, kui keegi, kes on juba tunnistanud, et on kunagi ajanud taga auahnust, nagu sa raamatus kirjutad, kuid nüüd ütleb, et usk on ta tagasi toonud õigete prioriteetide juurde, pean ma omal moel kasutama sinu enda sõnu, mis on minuga kaasas käinud alates 2016 aastast. Muidugi. Kristlastest kaaslased kõik vaatavad, kui me selle mehe pärast vabandame. Issand, aita meid, ma mõtlen sellele kogu aeg, sest kristlasena on see mu südames raske, kui ma vaatan seda riiki ja selle juhtkonda tipus. Sest see on ka midagi, mida pean oma lastele selgitama. Ja ma tean, et jagame ka aru saama, et meie suurim privileeg ja vastutus on need noored, keda me kasvatame, muidugi. Aida mul leida sõnad, et selgitada oma lastele, mida nad praegu näevad. No kõigepealt see on juba laialdaselt teada. Ma kritiseerisin Donald Trumpi 2015. ja 2016. aastal. Nüüd olen muidugi siin Ameerika Ühendriikide asepresidendina Trumpi valitsuses. Noh, Joy, natuke alandlikust. Tegelikult arvan, et kui sa teed ennustusi ja need osutuvad valeks, pead endad küsima. Mis pani mind selles eksima? Mida ma ei mõistnud või ei hinnanud piisavalt? Ei, näiteks ma ütlesin, et Donald Trumpi majanduspoliitika. Need poliitikad ei viiks palkade tõusuni. Esimesel ametiajal siiski viisid. See oli tegelikult väga oluline asi. Ma ütlesin, et me ei suuda neid tehase töökohti tagasi tuua, sest ma olin omaks võtnud mõtte, et need kaovad. Aga tegelikult Donald Trumpi ajal toimus selle valitsuse ajal tootmisest tõeline buum. Siis jõuab kätte hetk, kus sa ütled, tead, ma tegin selle kohta ennustusi, lõpuks eksisin ma. Ja poliitikas ja kõiges muus arvan ma, et on oluline öelda, tead mis, ma eksisin mõnes asjas ja ma eksisin tema suhtes. Ta oli edukas president, see on üks põhjusi, miks ma olen talle nii palju toetust avaldanud. Sa jätkad raamatus selgitamisega, et hea poliitika võis olla üks sinu õigustustest, aga tsitaat. Ja kui sa selle kohta X-is säutsusid või postitasid, ei puudutanud poliitikat. See oli see, mida kristlased olid valmis mööda vaatama ja see on osa, millest ma ei suuda üle saada. Millest oled sina valmis võimu nimel mööda vaatama? Noh, ma ütleksin üsna põhimõtteliselt, et üks asi, mida ma Donald Trumpi puhul alahindasin, oli see, et paljud asjad, mida inimesed tema kohta ütlesid, ei olnud tegelikult tõsi. Jälle räägid sa alandlikkusest. Olgu, ma vaatan Donald Trumpi, ma näen videot või isegi mitte videot, vaid artiklit selle kohta, mida ta ütles. Ja ma võtsin seda sõna-sõnalt. Näiteks, lähme tagasi ühe kõige vastuolulisema ütluse juurde, mille Donald Trump oma esimesel ametiajal tegi. Kus ma esimese kampaania ajal eksisin, oli see, et ma lasin end lugudest, mida lugesin, uskuma panna. Lood, mis väitsid, et Donald Trump ütles, et kõik mehhiklased on vägistajad. Ta ei öelnud seda kunagi. Mida ta siis ütles? Ta ütles, et teatud Lõuna-Ameerika riigid, Kesk-Ameerika riigid lasid kurjategijaid meie riiki, sealhulgas ka Mehhiko muide. See oli objektiivselt tõsi. Nii et asi ei puuduta niivõrd kristlasi. Fidel Castro tegi seda 1980 aastal, Marieli eksoduse ajal. Oli palju ajakirjanikke, sealhulgas CNN-ist, kus sa varem töötasid ja olid minu kolleeg, kes püüdsid selle kohta tõendeid leida. Puuduvad tõendid selle kohta, et Maduro oleks vabastanud inimesi psühhiaatriahaiglatest või vanglatest, nagu Fidel Castro tegelikult tegi. See oli välja mõeldud ja me ei saa seda vaidlustamata aktsepteerida. Anna, me teame, et mõned inimesed vabastati vanglatest ja neid julgustati tulema Ameerika Ühendriikidesse. See ei olnud nii. See ei olnud Marieli väljaränne, härra asepresident. See ei olnud tahtlik vabastamine. Vanglate avamine, hullumajade avamine ja inimeste laskmine Floridasse. Ma tean, et see saab olema Miamis. Jah, kui sa lähed, võib-olla ei olnud see nagu Marieli väljaränne, aga kui sa vaatad 22. ja 23. aasta karavane, siis me teame, et neid asju rahastati. Mõnes kohas toetas neid valitsus. Nii et ma ei tea, kuidas sa määratad toetust või mitte, aga kui inimesi julgustatakse meie riiki sisenema pärast seda, kui nad on oma enda valitsuste poolt kinni peetud, siis ma arvan, et see on probleem. Asepresident, kas ma võin veel ühe asja lisada, sest te räägite selles raamatus üsna palju immigratsioonist? Ja ma usun, et kristlasena võin ma oma lastele selgitada, miks on oluline, et riigil oleksid piirid. Ma saan aru, et on olemas seadused ja ressursid. Ma saan aru. On palju raskem seletada, kui ma näen, kuidas kedagi kodust välja tiritakse või ebaõiglaselt ära viiduna, ilma et oleks vägivaldne kurjategija. See ongi nii. Isana on natuke keerulisem rääkida sellest, kui kedagi nimetatakse ussiks või rämpsuks. Kui ma koolis õpetan, et inimesed on seda varem teinud. Aga see on erinev. Isana, emana ja kristlasena on väga raske mõlemat asja öelda. Ja sa ütled seda raamatus. Sa räägid sellest. Sa räägid sellest võitlusest, sellest sisemisest võitlusest raamatus. Ja sa räägid moraalsetest järeleandmistest, mis viivad range rändepoliitika eelistamiseni, ilma kedagi ebainimlikustamata. Aga kuula,
Üle 50 inimesi on surnud Aisseri vahi all. On 6200 last, keda hoitakse sellistes kohtades nagu Tili kinnipidamiskeskus. Inimesed, kes on neid kinnipidamiskeskusi külastanud, ma ei tea, kas sa mainisid neid ebainimlikke tingimusi, puhta vee, arstiabi ja hariduse puudumist. Ma paluksin teil kristlasena ja isana külastada neid kinnipidamiskeskusi, kus lapsi hoitakse ja tagada, et tingimused vastaksid väärtustele, mida me selles riigis kaitseme. Te olete mulle palju ette heitnud ja ma näen, et meil on 30 sekundit, aga las ma ütlen, esiteks, palun, jätka. Ma tahtsin selle teema juurde tagasi tulla, sest arvan, et see on väga oluline. Me peame leidma selge tasakaalu oma seaduste täitmise vahel. Me ei taha kedagi ebainimikustada. See ongi tasakaal. Vaata, mis puudutab julgeolekujõude, siis ma ütleksin, et politsei töö pole oma olemuselt kunagi eriti ilus protsess. Eriti kui tegeletakse mõnikord vägivaldsete inimestega või inimestega, kes arreteerimisele vastu hakkavad. Mõned inimesed, keda meedia väitel peeti täiesti rahumeelseteks ja kes polnud kunagi seadust rikkunud. Aga kui sa vaatad nende tausta, siis avastad, et tegelikult olid nad vägivaldsed või neil oli tõepoolest kriminaalne minevik, sealhulgas seksuaalkuriteod. Värbamise eest süüdimõistmine tähendab kriminaalset tausta. Enamik inimesi, keda ikka kogub ja nende kodudest, peredest ära viib, nad lahutavad peresid, kasutavad lapsi peibutusena. Enamik neist ei ole kurjategijad. Kas ma võin sellele vastata? Kas ma võin lihtsalt järgmist öelda? Olgu, sa räägid lastest. See on see, mida ma ütleksin. Me teame, et eelmise valitsuse ajal toodi 10 000 lapsi, keda kartellid seksuaalseks ärakasutamiseks inimkaubitsesid ja kes toodi meie riiki äärmiselt ohtlikes ja ärakasutavates tingimustes. Räägime sellest valitsusest. Aga siin on käsi, kui sa ei taga piirivalvet, siis sa kutsud sellist käitumist esile. Sa arvad, et meie immigratsioonipoliitika on ebainimlik, tuginedes ühe poliitilise kallakuga inimese reportaažile. Ma ütlen, et ega inimlik on lasta kartellidel inimkaubandust teha ja inimesi seksuaalseks ärakasutamiseks üle meie piiri smugeldada. Sa tuled puudust kannatavast kogukonnast. Muidugi. Sa tead, kui raske on inimestel olnud. 2 asja. Sa räägid palju oma katoliiklikust usust, aga katoliku usk ütleb, et me peame vastu võtma immigrante, vastu võtma inimesi, kellel pole midagi või kes läbivad tõeliselt raskeid aegu. Miks? Kuidas sa neid 2 asja õigustad? Las ma ütlen kõigepealt paar asja ruppi. Esiteks, raamat on palju vähem poliitiline, kui sa ilmselt arvaksid ainult seda vaadates. Sest muidugi me räägime praegu päevaväelistest teemadest. 95% raamatust tegelikult ei räägi poliitikast. Ma pean natuke poliitikast kirjutama, sest olen asepresident. Aga ma tahan su küsimusele vastata. Põhimõtteliselt, kui sa mõtled, mis on immigratsiooni järelevalve, siis immigratsiooni järelevalve tähendab seaduse jõustamist. See tähendab, et keegi on seadust rikkunud. Õiguskaitseametnik peab kohale ilmuma ja seda seadust jõustama. Nüüd loomulikult ei pruugi see protsess alati ilus olla. Kui sa sellest videot teed, nagu ka kellegi kinnipidamine vägivaldse või vägivallatu kuriteo eest, siis see ei pruugi alati ilus olla. Eks, mida ma ütlen on see, et katolik usk tegelikult, ma arvan, et see leiab siin õige tasakaalu. Eks, ta ütleb, et kristlik usk, ja ma arvan, et see kehtib nii protestantide kui ka katoliiklaste kohta, lubab sul omada piire. Sa võid oma piire kontrollida, eks, see on osa seaduse jõustamisest. Aga samas pead ka ettevaatlik olema ja hoolt kandma. Olgu. Ja jälle, tead, sinu argument on põhimõtteliselt tupi, sa ütled, et me pole leidnud õiget tasakaalu. Ma ei nõustu sinuga selles, kuidas me seda rakendame, aga keegi, ma loodan, ei ütle, et piiri ei tohi olla. Mida ma ütlen on see, et selleks, et me saaksime seadust tegelikult jõustada, ei saa sa kehtestada reeglit, et kedagi ei tohi välja saata, välja arvatud juhul, kui ta on toime pannud vägivaldse kuriteo. Seadus peab kehtima kõigile võrdselt. Ei, las ma esitan küsimuse. Pole vaja käsi tõsta. Las ma esitan oma järelküsimuse. Jah, mul on see, sest sa rääkisid inimestest. Mida täpselt tegid mustanahalised inimesed sellele administratsioonile, mis võimaldas tal tegelikult lõpuks värvilisi inimesi stigmatiseerida? Ja sa tead väga hästi, kui raske see on. Sul on sinu peres värvilisi inimesi. Muidugi. Nii et kui sa näed, tead küll, mõningaid asju, nagu Emmet Tilli kohta käiva materjali eemaldamine. Või kui nad eemaldavad igasugust teavet mustanahaliste kangelaste kohta, kuidas see sinu jaoks kõlab? No, millest sa täpselt räägid, Vupi? Sest sa just, ma tahan teada, mida sa ei tea. Mis? Ma räägin sinuga tõsiselt.
Nii et paljudes muuseumides on see nagu, tead, neid on nii palju. Ma lihtsalt jälgin, kuidas nad eemaldavad tõelist ajalugu, mis selles riigis tegelikult juhtus. Orjus oli olemas. Igasuguseid asju juhtus. Ja tundub, et see on olnud sellele valitsusele väga lihtne seda eemaldada ja ka mustanahalisi inimesi halvustada, kes on liiga palju vaeva näinud, et saavutada seda Ameerika unistust. Kuidas sa tahad öelda, tead, paremini? Lase. Et Sainis oli päris kasulik sekkumine, sest ma arvan, et see lugu, millest sa räägid, on see, kus väidetavalt valitsus hoiab inimeste ametisse nimetamisi kinni nende nahavärvi tõttu. Olen seda näinud. Ma räägin mustanahaliste ajaloo kustutamisest avalikus ruumis. Mustanahaliste valimisringkondi lammutatakse. Mustanahalisi juhte jäetakse meie ridades kõrvale. Kuhu värvilised ameeriklased sellesse visiooni sobituvad? Sest tundub, et me ei sobitu sinna. Ma arvan, et ainult minu nägemuses. Ja kui lubate, siis alates eelmise aasta oktoobrist on riiki lubatud umbes 6 pagulast. Kõik peale 3 olid Lõuna-Aafrika valged. Esiteks olen ma selle numbri suhtes üsna skeptiline, sest Ameerika Ühendriikides on palju erinevaid immigratsioonivõimalusi. Aga las ma käsitlen UEP-i küsimust. Vaata, kõigepealt sina esitasid selle küsimuse ja võib-olla sa ei usu seda, kui mina seda ütlen, aga ma arvan, et kõik on meie poliitilisse koalitsiooni teretulnud. Ausalt öeldes, isegi kui sa ei hääletanud meie poolt, on kõik meie riiki teretulnud, kui sa oled Ameerika kodanik. Meil on kohustused, seaduslikud õigused ja vastutus siin olla. Aga las ma toon selle kohta ühe näiteks. Sa ütlesid, et me oleme vähemuste või mitte vähemuste vastu. Ei. Ma ei öelnud seda, ma lihtsalt küsisin, näed. Olgu, hästi, aus küll. Ära hakka minuga tüli norima, mees. Ära pane mind pahandustesse. Ära alusta, ära norigi minuga tüli. Aga ma sain su küsimusest valesti aru, aga las ma vastan su küsimusele päriselt. Mida ma ütlen, ma arvan, olgu vaata Washington DC-d, üks demokraatlikumaid ja proportsionaalselt suurima mustanahalise elanikkonnaga linnu. Linnad, kus on Ameerika Ühendriikides rohkem mustanahalisi elanikke, on näinud suurt langust vägivaldsete kuritegude, seksuaalrünnakute ja mõrvade arvus. Me püüame võtta kuritegevuse küsimust tõsiselt. Osaliselt seetõttu, et usume, et igaüks, olgu ta must või valge, rikas või vaene, väärib elamist turvalises naabruskonnas. Miks kuritegevus? Kus täpselt kuritegevus siia sobitub? See ei käi ju nende töökohtade kohta, eks. See puudutab hoopis. See puudutab õigusi. Kas sa ütled, et me peame majanduse ja mustanahaliste heaks rohkem tegema? Ajalugu kustutatakse. Avalikku ajalugu ei kustutata. See on tõsi, aga kallid inimesed, me peame rääkima Iraanist, kui naaseme millegi olulise juurde. Ma ütlen, me tähistame mustanahalist ajalugu. Me tähistame kogu Ameerika ajalugu selles valitsuses. Te võite selle suhtes skeptilised olla, aga ma luban, jah, ma pean minema pausile ja ma pean. Palun, meil on asepresident Vance'iga rohkem, kui tagasi tuleme. Siis tee seda. Oleme tagasi asepresident J.D. Vance'iga. Joel on järgmine küsimus. Nii et raamatus, härra asepresident, teete te oma süüd tunnistava avalduse, et nimetasite demokraate lastetuteks kassiprouadeks. Oh jumal küll. See oli karm. Te ütlete raamatus, et see oli rumalus. Mis tegelikult? Aitäh. Mida te mõtlesite, kui seda ütlesite? Siis ütles Joy, kui kõik olid ausad, siis mul on kõik hästi. Ma arvan, et see on umbes parim toetus, mis mul kunagi tuleb. Joy Behar vabariiklase poolt. Aitäh, ma hindan seda. Siin saates The View hinnatakse meid teatud leebusega. Aga tead, ma arvan, et üks asi, mida ma püüan teha, ja ma olen alati, tead, me kõik õpime kogu aeg, eks. Sa ütlesid, et oled kaugenenud katoliiklane. Jah, ma olen halb katoliiklane. Ma arvan, et me kõik oleme. Sellepärast vajamegi armu kristlastena. Sest me tunnistame, et on asju, milles peame paremaks saama. Aga ma ütleksin järgmist. Kas see kommentaar tõesti selgitas midagi ja algatas arutelu? Või pani see inimesed lihtsalt endasse tõmbuma? Ja kui ma teen kommentaari, mis paneb inimesed lihtsalt endasse tõmbuma, selle asemel, et väärtustada seda mõtet, mida ma tahan öelda, siis see on viga, eks? Ja minu ülesanne on paremaks saada. Kas ma võin selle kohta ühe asju öelda, Joy? Ma tõesti arvan, et mõnikord väga peenelt, mõnikord sügavamalt on meie riik muutunud rohkem perekonna vaenulikuks ja laste vaenulikuks. On raskem reisida, on raskem restoranides käia. Härra asepresident, ma tean, et teie lapselaps on, teie poeg on tulemas. Teil pole veel lapselapsi. Veel mitte. Me oleme teie ja Utša pärast väga elevil ja tahtsime teile veel kord head soovida. Ma tänan teid.
aitäh, küsimus, paneme selle kirja, saadame selle teile, sõbrad. Üks foto. Teie uus raamat Osadus minu tee tagasi usuni on juba saadaval. Skaneerige oma ekraanil olev QR-kood, et osta eksemplar ja me tuleme kohe tagasi. Aitäh, rahva!